Tere, mina olen Greta. Tere, mina olen Evelin. Ja mina olen Ljudmilla. Ljudmilla on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud ja on osalenud mitmes Erasmus+ projektis. Me võib-olla tegelikult kõigepealt palukski, Ljudmilla, et sa räägid natuke lähemalt endast, millega sa tegeled tööalaselt, kuidas sa Erasmuse juurde jõudsid ja kuidas sa oled olnud Erasmusega seotud? Mina siis töötan Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ja olen õppejõud, kes siis õpetab õenduse üliõpilasi ja minu põhilised teemad on siis esmaabi, simulatsioonitunnid ja loomulikult nakkushaigused. Ja kuidas ma jõudsin sellisele huvitavale võimalusele nagu Erasmus strateegiline koostööprojektini on see, et iga aasta meie koolis siis läbi viiakse rahvusvahelist nädalat, kuhu me siis kutsume erinevates riikides siis kõrgkoolide õppejõudusid ja koos veedame siis terve nädala, kus me arutame, kuidas me mida õpetame, milliseid allikaid kasutame, milliseid metoodikaid valitakse. Ja sealt ma sain tuttavaks mitmes riigis õpetajatega ja tekkis selline hea suhe, võib-olla soe suhe, selline mina sulle, sina mulle ja kus siis õhtusöögi all tekkiski selline idee, et juhuslikult me kuidagi jõudsime krooniliste haavandini, see on ka minu simulatsiooni teema, et kuidas ma siis õpetan ja teised hakkasid rääkima, kuidas nemad õpetavad oma koolides. Ja selgus, et inimesi oli 6 riigist ja selgus, et igaüks on tugev mingis ühes alas, mis seotub krooniliste haavanditega. Ja tekkiski selline idee, et vau, et mina saaks küll teie juures õppida näiteks, kuidas eemaldada nekrootilist kude ja teie saaksite minu käest õppida, et kuidas siis valida seda näiteks õiget plaastrit kroonilise haavandile või kuidas seda hooldada ja kuidas seda nagu väga spetsiifiliseks läheb, ma saan aru, aga tegelikult nagu selgus, et igaüks on mõnes valdkonnas tugev. Ja teised võtsid kohe ka hoogu, jah, miks mitte, teeme midagi huvitavat. Ja hakkasimegi oma väikse grupiga tööle. Meid oli siis 4 riiki, Ungari, Türgi, Soome ja Eesti. Ja ühel hetkel tuleb meie osakonna juhataja ja pakub, et on võimalus kandideerida sellises huvitavas projektis. Lugesin, hästi pikk oli see dokument, lugesin mitu päeva, et ikkagi täpselt aru saada, mis asi see on. Ja siin ma olen. Kirjutasin ka partneritele, mis te arvate, et selline võimalus loomulikult. Sealt tuli kohe vastus, teeme. Ja kirjutasime, esitasime taotluse ja saime ka positiivse vastuse. See oli meil väga suur õnn ja selline vau-efekt, et saime. Aga räägime sellest projektist. Tegelikult on ju mitu projekti, milles sa oled osalenud. Et mis projektid need siis on? Tegelikult sellises Erasmus projektis olen osalenud praegu see projekt, kus ma ise olen vedaja. Ja siis on olemas, ma mõtlen, kuidas ma seda sõnastan, see on hästi raske teema minu jaoks, aga see on siis simulatsiooni õppe arendamine, kus me arendame suhtlemismudelit, kus osalevad erinevad õppetoolid ühe kooli raames. Et me arendame mudelit, kus osalevad erinevad siis õppetoolid. Nii oleks nagu võib-olla õigemini ütelda. Ja see on siis Ungari ja Hispaania koostööprojekt. Aga see on selline värskem koostööprojekt? See on värskem koostööprojekt, jah. Aga võib-olla me siis esialgu keskendumegi sellele esimesele projektile. Kas sa mäletad, kuidas see protsess kõik algas, et kui oli tulnud see ettepanek, et võiks kasutada, kuidas see kõik edasi läks ja kuidas see välja nägi see protsess? Esimene asi oligi see, et väljakutse, kuidas inglise keeles nüüd väljendada, et me peaks tööle asuma. Kõik oli kena ja armas, kui me kohtusime, koos aega veetsime, unistasime võib-olla, aga nüüd on siis projekt käes, kus on eesmärgid, ülesanded ja päris sellised tõsised väljakutsed. Ja tegelikult esimestele kirjadele vastused tulid väga kiiresti, et 1 kuu jooksul me saime päris hästi ära jagatud rollid, ülesanded, kõik nõustusid, kes ei nõustunud, vaatasime, muutsime, et see oli selline nagu tihe suhtluskirja teel, et see oli väga hea kogemus.
Edasi oli siis juba planeerimine, et võiksime kohtuda ja juba nagu tõesti koha peal arutada ja projektiga edasi minna. Ja oligi kohe, et 2 kuu pärast esimene kohtumine, mis oli Türgis ja see oli nii soe ja armas kohtumine, et see andis sellise hea motivatsiooni ja hea sellise kinnituse, et teed õiget asja, kuna kohtusid inimestega, kellel silm särab ja kes tahavad seda teemat arendada, kuhu tulid ka õpilased, kes ka hakkasid meie diskussioonis ja arutelus osalema siis, kui nad võisid seda teha. Ja me saime päris huvitavaid ideid sealt noorte inimeste käest, et see oli nagu selline hästi põnev. Edasi läks natukene raskemaks. Õppisin päris palju, et kui asi läheb väga selliseks töö tegemiseks, siis kirjad tulevad juba aeglasemalt ja kogu aeg kuklas tiksus see idee, et tegelikult minu viga oli see, et ma kohe ei teinud selliseid konkreetseid võib-olla lepinguid või paberil olevat sellist sõnastust, et mida täpselt keegi teeb ja kuna see peab valmis saama. Sest kui me teame, et projekti alguses meil on aega 3 aastat, siis tundub, et ongi 3 aastat, aga tegelikult iga aasta kohta oli mingi ülesanne teha ja igaüks peaks nagu panustama mingil määral. Ja natukene sellega ma nägin probleeme, aga mis oli hästi positiivne, oli see, et ma õppisin väga kiiresti koha peal ja sain ka endale järelduse teha, et mina rohkem partneritele ei kirjuta, vaid kogu seda tegevus, kontsentratsioon läheb siis kohtumistele. Ja kui olidki järgmised kohtumised, mis kestid täpselt 5 päeva, tööpäeva, hommikust õhtuni, pikad päevad, ja juba seal jagasime gruppidesse inimesi, 3 inimest ühes grupis, kindel ülesanne ja iga päev nad seda ülesannet siis meile, kuidas nad tulemused on saanud, kuidas nad arendasid seda teemat, et iga päev esitasid seda meile, nii-öelda kinnitasid ja iga päev arendasid ja juba reedel oli käes päris selline väga hea ja läbi töötatud materjal, mida sai ainult e-õppesse lisada. Et see oli selline hea õppetund mulle, et kirja teel vastab kiiresti ainult selline riik nagu Soome, Ungari, aga kus ei tule vastuseid on Portugal ja Türgi. Kuigi nad ei ole vastu, aga lihtsalt nende tempo võib-olla on teistsugune ja sellega tuleb arvestada tulevikus. Aga kui keeruline see projekti kirjutamine oli, et kas oli piisavalt informatsiooni ja kust pihta hakata üldse? Jah, et ma käisin teie poolt korraldatud koolitusel ja sealt mulle meeldis üks idee, et kõigepealt, et alustada projekti, tuleks teha kaardistamist, et kus see probleem on ja kuidas seda probleemi saab lahendada, teha seda probleemset puud. Ja esimesel kohtumisel me seda ka koos tegime, kus iga riik siis ka panustas ja terve sein oli meil nagu ära joonistatud, kaardistatud erinevaid selliseid väiteid, mis võiksid olla nagu, mis viitavad probleemile, lahendusele ja kui kiiresti me seda lahendust saame teha. Et tegelikult sealt me saime alguse ja mis on huvitav, et on see, et Ungari esindaja, temal on väga hea raamatukogu tema kõrgkoolis ja tema sai allikaid, kõige värskemaid allikaid, mida sai tegelikult näiteks üks raamat maksis 2500 eurot ja tema sai meile saata e-lingina, kus me saime tasuta kasutada, kuna nende koolis on see luba olemas. Et see oli selline, et me vaatasime, me igat lehti lugesime nii, et nagu kullatükki, sest see maksab nii palju raha ja meil oli ainult 1 kuu, et seda kasutada. Nii et selles mõttes allikaid me saime kindlatest kätedest, aga see probleemipuu oli hea algus. Kuivõrd see projekt kulges ootuspäraselt ja kui palju oli seal üllatusi või ootamatusi või mis läks täiesti teisiti, kui oleks arvanud? Oi, meil läks hästi palju asju teisiti, kui me arvasime. Et esiteks me saime natukene valesti aru, eks me siis loeme niiviisi, et võib-olla inglise keele oskus ei ole nii hea olnud, et mis iganes. Et näiteks esimesele kohtumisele, kui me suure uraaga läksime, võtsime kaasa üliõpilasi. Siis selgus hiljem, et me ei ole tegelikult sellist asja projektisse planeerinud. Õnneks me kasutasime managemendi raha, et mis on nii-öelda meie kasutada ja saime lennupiletit osta. Aga see oli natukene ehmatus, sest kuna kõik
iga kooli esindajad teadsid, et nemad saavad kaasata oma nii-öelda lemmikõpilasi, kes tegelevad selle teemaga. Nüüd, kui Eesti käis ära 3 inimest, siis iga riik tahtis ka oma õpilasi kaasata. Aga kuna me oleme juhtiv kool, siis meil on rohkem seda eelarvest raha mõeldud, et siis nagu rahaliselt see läks natukene lappama. Me saime sellest välja, aga saime ka kirja panna seda punkti, et järgmine kord, kui selline võimalus on, me kindlasti tahame, et see oleks nagu natukene teisiti. Teine selline huvitav kogemus oli see intellektuaalne output, kus me pidime planeerima raha selleks, et teha e-õppet. Ja mul olid kindlad inimesed, kes olid nõus seda tegema, e-õppet, seda platvormi, laadima sinna materjali, sättima, värvi valima, mis iganes. Ja küsisin poiste käest, palju te raha tahate, nad ütlesid mulle summad, kokku ma sain 6000 ja seda summat ma välja ka ütlesin. Mis juhtus pärast? Käibemaks. Mis tegelikult võttis päris palju sealt ära ja mul ei olnud seda nii palju raha, kui ma olen lubanud. Ja siis jällegi hakkasime kombineerima, kus me seda raha saame võtta, et kuidas me saame need lepingud vormistada. Et see on nagu selline koht. Mis oli ootuspärane, oli see, et kõik meie eesmärgid said tehtud, et ma isiklikult jälgisin, et me oleks ikkagi järjepidevalt need arendanud ja ma teadsin, et ma ise olen natukene selline aktiivne, pigem teen ise, aga mis mul oli kasulik, et mul oli kogu aeg ees teie poolt saadetud slaidid, kus oli kirjas, et see on koostööprojekt. Koostöö, strateegiline koostöö, mitte mina, koostöö. Ja siis ma ikkagi tuletasin meelde, et Attila, kas sa mäletad, et sa pead mulle ülehomseks saama valmis seda teemat? Aga ta saatis. Et tegelikult tuleb alati nagu tagasi tulla sellele dokumendile, kus on ilusti lubatused kirjas. Ja vastavalt sellele ka nagu edasi minna, see aitab, väga hästi aitab ennast leida ja ikkagi kõige olulisemad sellised punktid. Mida ma veel püüdsin jälgida ja see oli ka ootuspärane tänu sellele, et ikkagi see sama levitusüritus toimuks meil algusest peale, mitte nii, et midagi lõppus kusagil, et selle ees me valisime inimesi, kes selle ees vastutasid ja nemad tegid seda hea meelega, pildistasid, videot tegid, üliõpilasi kaasati, üliõpilased hea meelega tegid meist videot ja üldse meie üritustes, konverentsides, et see oli selline nagu ma arvasin, et see on hea, aga et ta nii hea välja tuleb, et seda ma küll ei oodanud, et see oli üllatus, positiivne üllatus. Mis veel, et kui mingi asi toimub koolis, siis kõik tulevad kuulama, vaatama. Ja tegelikult meil tekkis hästi palju selliseid inimesi, kes tahtsid kogu aeg meiega ühineda. Kui jälle tuli üks simulatsiooni, selline rahvusvahelise nädala jooksul simulatsioonipäev, siis meil oli saal nii täis, et me ei mahtunud sinna. Et kõik tahtsid vaadata, mida me jälle uut pakume, mida me jälle uut teeme koos teiste partneritega. Ja sealt me saime hästi palju partnerid, uusi partnerid, kes tahtsid meiega liituda. Prantsusmaalt oli üks inimene, kes on kindel meiega koostöötegija tulevikus. Malta kindlasti avaldas soovi, Rootsi, Belgia, et need on need riigid, kes kirjutavad ka praegu, et kas võiks ikkagi mõelda koostööd midagi teha, aga COVID-i aeg natukene võttis tagasi. Mis oli veel huvitavat, mida ma ei osanudki oodata, on see, et kui palju ma ise selle projekti jooksul õppisin. Et näiteks seesama suhtlemine. Iga riik suhtleb erinevalt. Kuidas koolis on suhtlus üldse tase, et kuidas õpilased õpetajatega suhtlevad, kuidas ülemused külalistesse suhtuvad ja suhtlevad ja teretavad ja kuidas kõik see laua katmine on ja vastuvõtmine. Need olid hästi erinevad ja seda oli väga hea kõrvalt vaadata ja kogeda. Et see oli huvitav. Kas sa oskaksid välja tuua ka midagi, et üks asi, millest me juba saime aru, mis oli väga erinev nende partnerite puhul, oli see nii-öelda meiliteele vastamise kiirus. Kas mingid asjad olid veel, mis olid nagu partnerite võrdluses väga erinevad, mida näiteks soomlased tegid täiesti teistmoodi kui portugallased? Soomlaste puhul tooksin kohe ette seda, et nad on väga nii-öelda ranged kuupäevades on väga kinni. Näiteks kui on öeldud, et 20 september, olgu see dokument olemas, ükskõik kui nõrk või tugev see dokument on seal valminud, see tuleb ja me arutame ja teeme. Türklaste puhul võtab hästi palju
aega, aga nende pool tuleb hästi põhjalik ja selline hästi palju allikatega kasutatud materjal. Mis on huvitav, on kui võrrelda nüüd riigid, siis muidugi see on kindlasti inimestest kinni, ei saa nagu üldistada kõikide kohta, aga näiteks ungarlane ütles mulle, saame küll, teeme, aga mida me siis teeme? Teeme, kuidas välja tuleb paindlikult. Siis Portugal, nad olid kõik PhD-ga, et kui nemad välja midagi andsid, siis ikkagi see oli nii põhjalikult tehtud, kus on nii pildid, kui ka kõik need laused välja valitud, nad on kõik nagu läbi töötanud, et ühtegi sellist ehku peal lauset neil ei ole. Et on näha, et selle ühe lause kallal on ikkagi tööd tehtud. Et selline nagu erinevus küll nende riikide suhtes oli. Ja muidugi, kui me olime külas, siis Portugalis torkas silma ka see, et näiteks kui tund hakkas kell 12:00, siis see oli täitsa tavaline, ta hakkas natuke hiljem, aga kui ta hakkas, siis oli hästi selline range distsipliin, et simulatsiooni ajal keegi ei tohtinud rääkida, keegi ei tohtinud midagi küsida, isegi kui küsimusi tekkis. Me olime eraldi ruumis, aga me ei tohtinud segada õppetööd. Et neil oli iga nagu selline simulatsioon kui suur tõsine eksam. Et mulle meeldis see suhtumine, kuna üliõpilased selle ukse taga teadsid ka, et kui nad sinna sisse lähevad simulatsiooni ruumi, et nemad ikkagi peavad ennast andma maksimumi. Mis veel torkas, kui nüüd võrrelda, siis Türgis olid hästi suured grupid, 150 inimest üks grupp, see oli nende simulatsioon, meie püüame ikkagi 20, Portugalis on 10 inimest, ja kui sinu ees on 150 ja teha simulatsiooni, minu jaoks oli see päris väljakutse, et see oli hea nagu, mina proovisin, mul ei õnnestunud, kuna ma ei oska nii suure grupiga simulatsiooni teha, aga nemad ka näitasid, kuidas nemad teevad. Oli päris hea kasulik kogemus. Võib-olla võiks minna korraks selle projekti sisu juurde, et kui proovida nüüd inimesele tänavalt, kes ei ole tervishoiu nii-öelda professionaalse poolega üldse kursis, seletada, et mis oli tegelikult selle projekti eesmärk ja kuidas selle saavutamine siis läks? Eesmärk oli siis koostada kaasaegne, viimaste tulemustel põhinev e-materjal ja koostada 5 simulatsiooni ülesandeid, mis puudutab siis, mis kinnitavad teooriad. Ehk e-õppe, mis on teooria, ja simulatsioon, mis kinnitab teooriat. Aga teemaks on krooniline haavand. Kuidas seda siis hinnata, ära hoida, ravida? Ja kuidas nende tulemustega oli? Kuidas te hindate seda projekti lõpptulemust? Lõpptulemus on väga hea. Mina leian, et see on hea. Et selles mõttes, et üliõpilased saavad seda kenasti kasutada, eriti praegus, kui me näeme, et COVID-i aeg on, et see e-õppe oli väga õigel ajal alustatud ja ka nagu väga selline kasulik. Et selles mõttes natukene tekkisid meil lahkhelid, et mis kursus see võiks olla, sest Portugalis on natukene teine programm, mida õed läbivad, et meil on see teine kursus, neil on see 3., 4. kursus, siis me otsustasime, et me ei märgi, mis kursusele see on, kes on see sihtrühm, õenduse üliõpilased, iga riik siis mõtleb, et kuidas nad seda kasutavad. Nii et selles mõttes e-õppe on meil valmis, animatsioonid ja videod on meil tehtud ja need on kasutatavad ka kõikides riikides, kõik olid sellega väga rahul. Me vaatasime igat teemat eraldi päris pikalt, et see sobiks absoluutselt kõikidele, sest ei ole nii, et meie teeme, meie kasutame, vaid see oleks nagu kõikidele selline uhke näidata, et nüüd me saime valmis, palun vaadake. Kas selle e-õppe vastu on tulnud huvi nüüd ka teised riigid juba väljaspool seda partnerite ringi? Meie praegus ei ole seda laadinud nii, et see oleks nagu kättesaadav kõikidele, aga kes on nagu, kui ma teile rääkisin, et mul tekkisid nagu suhted seoses nende konverentsi korraldamisega, kui ma olen saatnud seda linki, siis neil oli küll tõsine huvi ja nad isegi saatsid ka natuke materjali, mida me võiks lisada, kuna see oli protsessis siis, kui nad saatsid, et seda nagu veel rikastada, mis ma sain ka päris palju selliseid huvitavaid asju juurde. Nii et huvi on täiesti olemas. Teema on aktuaalne. Kui sa nüüd vaatad kooli poolt, kas ja kuidas ta on mõjutanud teie kooli enda õpilasi?
Alguses oli selline ettevaatlik suhtumine, et kõigepealt oli selline ettevaatus, et kui olid üritused, et üliõpilastele alguses nad kartsid ühineda meiega, sest nad arvasid, et ei saa hakkama inglise keelega. Mõni oli, aga üksik oli aktiivne, aga juba projekti jooksul, kui me hästi palju seda informatsiooni jagasime kogu aeg kooli koduleheküljel, siis nad nägid, et tegelikult see on nagu selline hea võimalus, et kus saab igaüks proovida ja teha ja simulatsioonis osaleda, siis juba lõpus praeguse väga paljud tulid ka küsima, kas tulemas on veel projekte, et nemad tahavad osaleda. Et selles mõttes, et neil tekkis selline julgus ja motivatsioon midagi huvitavat sellist teha, kus nad saavad ennast proovile panna. Seda oli küll tunda. Aga kas õppejõudude poolt oli ka sellist tagasisidet, et tahaks ise hakata projekti Ja õpetajad tahtsid väga meiega ühineda, erinevad kusjuures, ja nad pakkusid ka, et näiteks ma olen õenduse õppetoolist. Ämmaemanda poolt tuli ettepanek, et miks me võiks natukene kokku midagi mõelda, et võib-olla juurde panna ka nende osa. Tegevusterapeudid tulid meie juurde, samuti erakorralise meditsiini inimesed. Et selles mõttes, et tekkis selline nagu huvi, et mida me teeme ja millised on võimalused. Ja kusjuures, kui projekti uuesti lugeda need võimalused, siis oli küll näha, et need võimalusi on. Ja ma tean, et paljud õpetajad võtsidki kätte ja hakkasid arendama ideid, et oma nagu teemat projektisse panna ja partneritega arendada. Aga kas teate, et nüüd keegi on juba rahastust ka saanud või Ja tegevusterapeudid said projekti endale. Oma projekti nimetus praegust vist ei saa öelda, aga said küll, jah, said. Ehk siis teie eeskujul on hakanud teisedki kasutama seda võimalust? Jah, sest nad nägid, et seal ei ole ainult suur vastutus, vaid seal on ka väga hea kogemus. Me nüüd vaatasime seda, kuidas see mõjus koolile ja kuidas mõjus õpilastele, aga kuidas, kui sa nüüd vaatad täiesti isiklikust perspektiivist, kas ja kuidas see on sind inimesena muutnud või ka professionaalselt, mida see kogemus on andnud? Esiteks ma olen siis mõnevõrra rikkam nüüd oskuste suhtes, kuna nüüd, kui ma käisin erinevates riikides koos oma partneritega simulatsioone tegemas, siis väga hästi nägin, et kuidas nad kavandavad seda simulatsiooni, mis on paberil kirjas ja mida nad õpilastele jagavad ja mida nad pärast teevad, kuidas nad seda tagasiside ehk debriifingut teevad, et mina tegin hoopis teistmoodi seda ja ma tundsin, et midagi ma teen valesti, võib-olla mitte valesti, võib-olla ta ei ole nii efektiivne, kui tahaks, et õpilane paneb ukse kinni ja tunnetab, et ta nüüd läbis või kinnitas oskus, mida ta õppis eelnevalt simulatsiooni ajal. Aga sellist tunnet ma ei ole nagu pikalt kätte saanud, aga peale näiteks Portugali külastust, Ungari ja Soome ma nagu arvasin küll, et see on küll see koht, kus ma peaksin õppima. Ja vastavalt sellele ma tegin ka kõik oma simulatsioonid ümber. Teiseks ma päris palju õppisin, kuidas võiks olla külalislahke. Kui külalised kohale tulevad ja kaugelt tulevad, et kuna ma ise olin ka päris palju külaline olnud, sest jah, ma tahan hästi palju teha, õppida, aga ma tahan ka kultuuriga nagu kohtuda nii-öelda, et ma tahaks ka natukene seda rahvast õppima nagu õppida on ju ja vaadata, kuidas nad suhtlevad, elavad, miks nad nii mõtlevad, nagu nad mõtlevad. See oli nagu selline hästi huvitav kogemus. Samuti väga heaks eeskujuks olid mulle Türgi kolleegid, kes väga lugupidavalt suhtusid üliõpilastesse. Nad hästi palju tegid erinevaid üritusi kohe keset koridori, kus üliõpilane ise korraldas ja kutsus õpetajad sinna. Et meil natuke vahest on teisiti. Kas see kogu protsess on aidanud enda juures ka midagi kuidagi täiesti teistmoodi nägema hakata või kas see on pannud kuidagi teistmoodi vaatama näiteks oma tööle või Eestile laiemalt? Jah, on küll, kindlasti on, et ja üks selline huvitav, jällegi, kui ma räägin iseendast, siis kuna ma olen ise väga aktiivne inimene, siis see kogemus rahu ja kuula. Rahu ja
kuula, ära vasta kohe. Et see oli selline päriselt, see on vahest, et rahu ja kuula ja peale seda projekti tegemist ma päris palju seda kasutan, eriti väga tähtsates kohtumistes, siis see oli väga suur pluss. Ma pean ütlema, et see on õppetund, mida mul on ka aeg-ajalt vaja endale meelde tuletada. Ära hakka kohe rääkima. Ja ära tõmba kohe enda peale tekki, kuula ja rahu, jah. See on väga tähtis ja ära hakka kohe rääkima, et aga see tuleb siis, kui sa näed kõrvalt, kuidas see paistab, kuidas see välja kukub ja mis see tagajärjed on. Aga milliseid selliseid vabamas õhkkonnas üritusi toimus, kas üldse toimus? Ja selles mõttes meil tekkis, kuidas ma seda nüüd nimetan, selline suhtlusring, kus on nii üliõpilased kui ka õpetajad. Et see natukene paneb valvesse, kuna nii-öelda ikkagi laps on sinu kõrval, et sa kõiki asju ei saa rääkida, küsida ja jagada, aga mulle meeldis see, et meid oli hästi palju kogu aeg, et ja õhtuti me alati olime kusagil koos, kas meile lubati kohtuda hotellis, kus me peatusime, või koolis, kui kool oli pikemalt lahti. Et siis selles mõttes ja mis see kaasa tõi, üliõpilased näitasid oma slaide, perepildid, näitasid, et kuidas nemad käisid lasteaias ja koolis ja see on nii erinev igas riigis. See oli selline hästi vahva kogemus. Samuti paljud üliõpilased, kes meiega niiviisi koos aega veetsid, nad tahtsid tulla Eestisse magistriõppesse. Kahjuks meil ingliskeelset versiooni praegus veel ei ole. Nad kuulsid, et meil on magistriõppe Tallinna Tervishoiukõrgkoolis, aga veel ei ole inglisekeelne. Nad olid väga kurvad, aga tulid siia arstiteaduskonda õppima. Nii et selles mõttes, et see nagu avas neil ka silmad, et kes me üldse oleme, kuidas mõtleme ja meil on siin turvaline. Seda nad kõik ütlesid, Ungari eriti ja Türgi kolleegid, et teil on väga turvaline ja puhas riik, et nende jaoks on see ülioluline, kuhu nad lubavad ka oma üliõpilasi tulla. Kas mingil hetkel nii-öelda, kas siis koolina või sa isiklikult tunnetasid seda, et sina oledki justkui Eesti visiitkaart? Keegi, kes peab meie riiki tutvustama, sellest rääkima? Ma ei ole selle peale mõelnud. Aga kindlasti on, sest kui partnerid teistes riikides praegus pöörduvad meie juhtkonna poole, et nemad näiteks tahavad mingit üritust teha, siis nad ikka minu nime mainivad. Praegus on tulemas ka uued partnerid, kes tänu nende üritustele, mida me projekti jooksul tegime, on minuga tutvunud ja nad igal pool mainivad küll, et tahaks nagu teha nii, nagu tegid näiteks selle projekti jooksul ja nagu nimed tulid taha, et selles mõttes päris nagu visiitkaart ma ei julgeks seda öelda, see oleks väga üle pakutud, aga tegelikult, mis on kindel, nimi on neil suus ja nad näevad, kuidas me asju teeme. Räägime korraks sellest järgmisest projektist ka, mis nüüd siis töösse läheb? Töösse läheb, aga nüüd seoses COVID-iga ma päris nagu ei teagi, kuidas see hakkab kujunema. Et mina ei julgeks praegu selle kohta midagi öelda, sest kuna nemad tutvusid minuga seoses selle projektiga, mida ma olen ise vedanud ja kuna teemaks oli simulatsioon, siis loomulikult ma nõustusin. Aga edasi ma olen ootel praegu, et mis siis hakkab edasi saama. Kas sa oled mõelnud ka, et oleks jaksu jõudu veel kord ühte sellist projekti vedada? Ja ma hea meelega seda teeksin ja ma isegi juba rääkisin oma õpetajatega, kellega tahaks uue projekti teha ja nad olid loomulikult väga innustatud ja motiveeritud seda tegema. Ja nüüd, kui mul on selline kogemus, kuidas üldse võiks seda projekti teha, siis ma arvan küll, et ma oleksin päris õige inimene seda uuesti alustama. Kui ma küsiksin sellise küsimuse, sa võtaksid 3 sõnaga kokku, mida Erasmus sulle tähendab? Koostöö, innovaatilisus, analüüs. Aga mida sa enne Erasmuse teekonda ei teadnud, aga mida sa nüüd mõtled, et oleksid tahtnud teada? Kui puuduta minu teemad, siis ma ei teadnud, et on erinevad, see on väga spetsiifiline teema, aga on erinevad metoodikad, kuidas eemaldada nikrootilist kude. Ja see, kuidas Portugal seda teeb ja õpetab, ma olen näidanud ka oma arstidele, professoritele haiglas, neile see ka meeldis. Kui sa nüüd annaksid soovitused nendele, kes ei ole veel julgenud
oma projekti kirjutada või ise hakata sellist suurt rahvusvahelist koostööd korraldama, mis need soovitused oleks? Kindlasti tuleb seda teha, et saate kindlasti rikkamaks, et päris palju saate ka ideid, samuti ka selliseid huvitavat oskust. Ei maksa karta, et see on suur vastutus. See on vastutus, aga kui ikkagi eesmärk on paigas, tegevused on kirjas, kuupäevalised, see kõik õnnestub, kui te teemat tunnete ise väga hästi, kindlasti tasub alustada. Partneritega siis on nii, et erinevad riikides on erinevad sellised vaadet maailmale, et sellega tuleb arvestada, aga kui minu kogemus, et kõige efektiivsem on siiski näost näkku kohtumine nädala jooksul, mitte vähem, see on tõesti 5 tööpäeva, siis on see kindel, et nende päevade jooksul toimub kogu tegevus. Edasi juba ise analüüsid, lihvid ja sisestad e-õppe näiteks platvormile, et siis ehk see näitab, et see ikkagi toimib kõik, et kindlasti teha. Mul on tunne, et me oleme küsimustega lõpuni jõudnud. Kas on midagi, mida me oleme küsimata jätnud, mida sa tahaksid öelda või mis sinu jaoks selles kogemuses oli oluline? Mina tahan öelda, et see on hea võimalus selleks midagi teha koostöös partneritega erinevates riikides. Vahepeal on see tunne, et nii lootusetu, kui keegi ei vasta sinu kirjadele, aga see kiiresti möödub ja siis jälle tunne, et issand, kui hea, et ma seda ikkagi teen. Nii et selles mõttes tahan teid tänada, et selline võimalus oli. Minul inglise keel läks paremaks ja praegu on nii hea ja uhke tunne, et saime ka sellise projekti tehtud tegelikult ja nüüd juba analüüsime, et kuidas tulemused on. Suurepärane. Aitäh sullegi! Aitäh!